Lips versus Eika. Kalevil on tehtud vaid 2 võistkondlikku viga. Tartul on samal ajal vead täis ja hästi leiab Peinteri ja no kahtlemata Dylan Peinteri pealtpanekut seda rahvast pärast esimest veerandaega. Bernard Rosenthali vastu ja see on kuidagi selline punnitamine, aga nüüd Jelks kingib palli Peinterile tagasi ja Peinteril Tartu jaoks üliolulised punktid ja sisul paneb mööda sellegi. Nüüd saab Peinter Tartu poolelt küll palli kätte ja mustad särgid on juba rünnakul. Bernard, hea sööd Peinterile ja kiired punktid Tartule ja Peinter on alustanud. Mulle pigem tundus ka, et seal oleks võinud ühte teist liigutust ka näidata. Nii, lauas veel ja siit nüüd Peinterilt tuleb 3 punkti rünnak ja Tartule. McBride, Peinter versus Jelks. Ja no Peinter tunneb ennast päris mugavalt ja on põhjust ka ja pall korvis. Nii et 3 punkti rünnak siit Dylan Peinter. Julgelt mängib, No nii, Rosenthal seal Bernardi elu päris ebamugavaks tegemas. Seal vaba käsi käis Jelksi vastu praegu päris korralikult. Ja seal oli küll praegu Peinteril jooksumoodi, ma pean Kaugiaineniga nõustama. Kas otsitakse veel Peinterit, see mees on päris kuum. Nii on. Taas Kurutsi vastu, no see läheb kirja. Siis ilmselt mängu parimas liialt palju kaatlust ei ole. Nüüd paneb ka hea söödu vasakusse nurka McBride'ile ja see mees on pidurdamatu. Dylan Peinteri on võtnud täna teile Tartu üle. Kalev ei ole 4. veerandajal suutnud veel skoori teha. Peinter versus Jelks. Ja 2+1 ja